Tere ja õnnistatud emadepäeva, eriti kõikidele emadele. Mul on palutud täna rääkida teemal minu lapse kogudus ja tegelikult ma võiksin öelda ka minu laste kogudus, sest meie pere 3 pojast käivad 2 3D koguduses. Tegelikult ma olen isa tütar ja emadepäevad on mulle alati natukene sellised nagu mõtlemise kohad. Ja mul on läinud elus aega selleks, et märgata neid asju, mis mu ema on teinud hästi. Aga ma olen praeguseks neid asju päris palju leidnud ja ma alustaksingi sellest, et ma jagan teiega seda, mis minu meelest on olnud need asjad, mida mu ema on mulle hästi teinud ja millest ma olen talle väga tänulik. Mu ema õpetas mind palvetama ja see algas õige varakult, ta istus õhtuti minu voodi ääres, minu ja õe voodi ääres, sest kui me väikesed olime, siis me jagasime tuba ja mingi aeg isegi ühte suurt voodit ja pidas meiega õhtupalveid. Ma olen emalt pärinud raamatute lugemise armastuse. Isa loeb ka, aga palju vähem. Ja ema armastab väga raamatuid. Ja ema oli see, kes mind õpetas andeks paluma ja head tegema. Nii nagu kõik emad. Ja emadepäeval võib-olla ei sobi seda öelda, aga tegelikult kõik emad teevad mõnda asja paremini ja mõnda asja mitte nii hästi. Ja minu ema oli selline, kellel väga ei tulnud väga hästi välja söögi tegemine. Aga ta oli selles mõttes tore ema, ta julgustas mind, ta ütles, ma olin pere 6 lapsest kõige vanem ja ta ütles mulle, et tee sina. Ja ma juba 15-16 aastaselt võtsin vastutuse pere suurte pidude eest. Kui meil mehed maja ehitasid, siis ma pidin 10 töömehele süüa tegema. Ja ma mäletan, et kui ma siis abiellusin ja ainult 2 inimese süüa tegin, siis meil läks 3 päeva selle toidu söömiseks ja siis ka kõik ei jõudnud ära süüa. Et ma olin harjutanud oma noorespõlves selliseid asju, mida ema oli öelnud, et okei, mina ei tee seda hästi, tee sina. Ja ta julgustas mind võtma vastutust. Ja tagantjärgi ma olen selle eest väga tänulik. Mu vanemad viisid mind pühapäevakooli ja võtsid pühapäeval kaasa kirikusse. Ja said hakkama sellega, et ma vahel ütlesin, et ma täna ei viitsi tulla või täna ma ei taha tulla. Kuidagi nad ikka julgustasid, nii et ma ei mäleta, et ma oleks pikki perioodi kirikust puudunud. Vahel arva, mu vanemad ka distsiplineerisid mind. Ma mäletan seda hetke, kui ma ei tea, kuidas ma mäletan, aga ma olin 9-aastane ja ma olin kuskilt ilmselt kuulnud, ma arvan koolist, vandumist. Ja mul on meeles see hetk, mul on meeles see koht köögis, kus ma siis ema kuuldes ütlesin sõna kurat. Ja ma mäletan seda reaktsioon. Ema sai väga kurjaks, üldiselt mul ema kuri väga ei ole, sai väga kurjaks ja ütles, et niiviisi ei, seda sõna meie peres ei kasuta. Ja mul on ta reaktsioon siiamaani meeles ja mul ei ole pärast seda kunagi elus on vandumise käega. Et ema õpetas meid ka, mis sobib ja mis ei sobi. Nüüd teemast minu lapse kogudus rääkides. Võib-olla need emad, kes täna on siia tulnud, küsivad, mis see asi see kogudus üldse on? Millega me seda kogudust võiksime võrrelda? Ja mis seal selles koguduses üldse toimub, kus mu lapsed käivad? Kogudus tegelikult võib võrrelda perekonnaga ja piibel teeb ka seda ja ütleb, et kogudus on nagu perekond. Aga ma täna ütleks, et kogudus on natukene nagu ema ka. Ja miks ma arvan, et kogudus on nagu ema? Kõigepealt ema ja isa armastus, mitte esmasena ema armastus laste vastu on see, mis meile kodu loob. Kui me mõtleme, millises kodus on hea kasvada, siis see on selline kodu, kus ema ja isa üksteist armastavad. Ja piibel ütleb, et Jumal armastab oma kogudust ka nii, nagu mees armastab naist. Nii et vahel on kirikuloos öeldud, et need, kellele kogudus ei ole emaks, neil ei saa hästi Jumal olla isaks. Ja võib-olla see on öeldud natuke sellises kriitilises kirikuloolises kontekstis, aga täna me võime seda siia kohandada ja öelda, et tegelikult kogudus on ema ja Jumal on isa ja niiviisi võib neid täiesti võrrelda. Soome luuletaja Hilja Aaltonen ütleb, et kodu on vanemate vaheline suhe. Ja nii võib öelda, et kogudus on see kontekst, kus Jumala armastus muutub nähtavaks ja ema on see otse kui kogudus, kes seda Jumala armastust kehastab. Nii nagu ema armastab, sest ema ja isa armastusest on meie kui laste elu alguse saanud, nii asetab kogudus meid Jumala armastuse ja hoolimise keskkond. Teine asi, mille poolest ema ja kogudus sarnanevad, on see, et mõlemas me õpime elama õdede ja vendadega koos. On muidugi peresid, kus on ainult üks laps, aga tavaliselt on neil ikka natukene rohkem.
ja ilmselt kõik me teame, et ega alati pole õdede-vendadega tore koos elada. Mõnikord tahaks oma tuba, mõnikord tahaks oma rahu, mõnikord tahaks üldse, et vend või õde sõidaks kaugele ära. Ja annaks natukene ruumi. Koguduses me tegelikult õpime elama üksteisega koos. Ja väga harva on peres kõik lapsed ühesugused. Ja veel harvemini on kõik inimesed koguduses ühesugused. Minu käest hiljuti küsiti, et mis on see asi, mida ma olen koguduses kõige rohkem õppinud ja ma arvan, et ma olen õppinud elama erinevate inimestega. Nende õdede ja vendadega koos, kes seal on. Teie koguduses võib-olla ei ole väga eriealisi inimesi. Mina kuulun Tartu Saalemi kogudusse, kus on ka väga eri vanusega inimesi. Meie kõige vanem koguduse liige sai just 100-aastaseks ja meil on päris noori seal ka. Aga vanus ei olegi võib-olla kõige raskem. Teistsugune arusaam, teistsugune taust, teistsugune sotsiaalne taust, võib-olla nende töökohad, nende maailm, nende haridus, võib-olla teistsugune arusaam vahel ka Jumalast, mitte põhiasjades, aga mingites väiksemates asjades, mida nad arvavad, et see on nii tähtis, et ma pean kindlasti samamoodi mõtlema. Ei ole alati kerge nendega elada. Ja sellepärast on kogudus nagu kodu, kus me õpime elama nende inimestega, kes on meist teistsugused, meie omad õed ja vennad. Ja mitte asjata ei kasutada kristlikus kirikus ka sõna, öeldes, et koguduses on õed ja vennad. Nii nagu me ütleme, et kodus on õed ja vennad. Nii nagu lähedases pereelus ikka, nii juhtub ka koguduses, et vahel erinevused põrkuvad oma vahel. Kõik ei ole täpselt ühesugune kõigil lastele, kõigil ei anta samu ülesandeid, kõigil ei anta samu eeliseidki alati. Ja mõnikord tuleb lastel leppida sellega, et teisel läheb paremini. Kogudus on see koht, kus me seda harjutame. Ja nii nagu harjutame ka seda, et vahel peame ennast allutama teiste vajadustele. Vahel on ühel lapsel olulisem asi ja me peame talle tegema ruumi. Vahel on meie kord. Ja nii nagu ema seda lastele väikesest peale kannatlikult õpetab, nii õpetab seda ka kogudus. Kolmas asi, mis kodu ja ema ja koguduse sarnasusest räägib, on see, et kogudus õpetab meid elama nii nagu emagi, mitte enesele keskendunult. Väike laps on enesekeskne ja sellest pole ju otseselt midagi halba. Ta mõtleb, kuidas tema saab mänguasju, kuidas tema saab seda, mis ta tahab ja kui ta ei saa, siis ta jonnib, aga kui ta kasvab ja niivisi käitub, siis on jama. Ema targal juhatamisel õpib ta mõtlema, et mõistma, et maailm ei tiirle tema ümber ja elul on midagi enamat anda kui lapse enda heaolu tagamine. Nii samuti õpetatakse koguduses, et maailm ei tiirle meiega. Et koguduse kõige suurem ülesanne ei ole kogudus ise. Et kristlase kõige suurem ülesanne ei ole see, et ta ise saaks taevasse, vaid ta elul on suurem tähendus. Amen. Ja sellepärast on see hea kontekst kasvada, sest see aitab meid välja enesekesksusest. Jumalaga elatud elu keskmes on Jumal ise ja me tema vastu saame välja elada armastust siis, kui me inimesi armastame. Kogudus on koht, kus nagu koduski õpime me tegema midagi teiste heaks. 3D kogudus on teinud erinevaid asju, on korraldanud lasteüritusi, on linnanoortele suunatud 3DX üritusi, teinud kontserte korraldanud. Kogudused teevad erinevaid asju, mõnikord hoolivad nad orbude eest, mõnikord käivad vanu vaatamas. Võimalusi on erinev. Kindlasti koguduse liikmed kuulavad ära sõbra mure või lähevad appi mõne praktilise asjaga, kui on vaja. Mina olen oma kodus näinud, kuidas 3D koguduse sõbrad ja poisid aitavad minu poistel matemaatikas järgi jõuda, kui nad hätta jäävad. Ja on seda hea meel vaadata, sest ma pean tunnistama, et mina 9. klassi matemaatikas enam lapsi aidata ei oska. Ja siis ma näen, kuidas koguduse kaaslane, nende klassivend tuleb ja aitab sellest matemaatika asjast läbi. Mõnikord on see praktiline teenimine oma vahel. Lapsiku ja küpse inimese ellu suhtumises on ainult ühe sõna vahel. Lapsik inimene küsib, mida ma saan. Küps inimene küsib, mida ma saan anda. Ja teiste teenimine on märk kasvamisest ja küpsusest nii kodus kui koguduses. Üks asi, mille me veel saame kaasa nii kodust, ema kasvatusest kui kogudusest, on õpetus heast ja halvast ja õigest ja valest. Kusjuures see õpetamine toimub tavaliselt ja tõhusamalt ettenäitamise kui rääkimise teel. Kui lihtsalt rääkida sellest, mis on õige või elada teistmoodi, siis ega see õpetus väga ei mõju. Aga nii nagu vanemad kodus ja kristlased kirikus, nii püütakse ühtemoodi näidata ette, kuidas on õige elada.
Need inimesed, kes kirikus igapäevaselt ei käi ja võib-olla kristlasi väga ei tunne, arvavad vahel, et kirik on üks õudne moraalivalvur. Ja mõnikord on kristlik sõnum kõlanud ka ühiskonnas rohkem negatiivsena kui positiivsena. Mida ei tohi teha, nii ei tehta, teil läks valesti ja ma arvan, et siin on meeleparandumise koht kristlastel. Aga ühiskonnas märgatakse vahel harvemini seda, kuidas kristlased on ka headust ette näidanud ja headust õpetanud endi seas. Kui vaatame maailmas ringi, siis näeme paljusid asju, kus kristlik kirik on näidanud ette, kuidas on õige käituda. Alustades Eesti rahva ärkamisajaga, alustades sellest, kuidas kirikus õpetati inimesi lugema ja öeldi, et on väga tähtis, et oskate piiblit lugeda ja selle kaudu levis ka haridus. Aga ka halastuse ettenäitajana, sõltuvustest vabastamise keskuste loomisena, mis ka Eestis tegutsevad, iga inimese jumala näolisuse väärtustamisena selles ja kahtlemata ka puhta ja püha eluaegse abielu väärtustajana. Nii nagu ema ja tegelikult ka isa seda kodus teevad, nii rõhutatakse ka koguduse keskel, et tegudel on tagajärjed. Ühes korralikus kodus, kus lapsi püütakse kasvatada, öeldakse ikka, et kui sa oled eksinud, siis on nüüd kehva lugu. Nüüd tuleb asjaga tegeleda. Me ei vaata läbi sõrmede, me ütle, et ükskõik kuidas sa käitud, lähme edasi, küll läheb üle. Nende lastega räägitakse, kellel on viltu läinud, võetakse aega, küsitakse, miks sa nii tegid, kas oli mingi põhjus. Aga nii nagu kodus, nii õpetatakse ka koguduses, et alati on olemas andestuse ja uue alguse võimalus. Õpetatakse andeks paluma ja andeks andma. Apostel Johannes kirjutab 3. Johannese kirjas 1.4. Mul pole millestki suuremat rõõmu, kui kuulda oma lapsi käivad tões. Ja nii võib öelda ka koguduse kohta, nii nagu vanemadki kogevad, et kui lastel läheb hästi, kui lapsed teevad õigeid valikuid, siis see teeb vanemad rõõmsaks, teeb ema rõõmsaks ja teeb koguduse rõõmsaks. Ja viimane asi, kus võib kogudust ja kodu võrrelda, on see, et kogudus nii nagu emagi, kes tunneb Jumalat, palvetab oma laste eest ja usaldab nad Jumala kätte. Ma olen pärit kristlikust perest, nagu mu algusest välja tuli ja ma pean väga suureks rikkuseks seda, et mu vanemad ja vanavanemad on minu eest palvetanud. Ma tean kristlasi, kes palvetavad veel sündimata põlvkondade eest ja minu meelest on see väga ilus palve, et kui nad isegi ei näe oma 3. ja 4. põlve, siis nad palvetavad nende eest ette. Aga ka nende laste puhul, kellel ei ole palvetavaid pereliikmeid ja palvetavaid vanemaid, on see võimalus, et kogudus palvetab nende eest. Ja palve on üks väärtuslikumaid asju, millega inimeste elus neid saata. Amen. Nüüd, kui me ütleme, et kogudus on nagu ema, siis ma täna tahaksin emana küsida teise küsimuse, mida ma soovin oma laste kogudusele. Ja ma tahaksin seda väljendada 3 soovi kaudu. Üks kõige suurem väljakutse, mis Uues Testamendis välja tuleb, kui me vaatame, mis on koguduse kõige raskem asi üldse. Jeesus räägib sellest ja Paulus kirjutab sellest ikka ja uuesti, on see, et koguduse liikmed peavad omavahel õppima läbi saama. See ei ole eriti nüüd 3D kogudusele räägitud jutt, vaid kõikidele kogudustele ühte moodi. Minu esimene soov on, et hoidke häid suhteid ja kasvage armastuses. Jeesus ütleb Johannese evangeeliumis, et sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, et teil on armastus isekeskis. Ja ma olen vahel mõelnud, et kas see, et inimesed, kes ei käi kirikus, ei tunne Jumalat ära, ei ole vahel sellepärast, et nad ei näe armastust. Kas võib olla ka tagurpidi, et nad ei tunne ära, et me oleme Jeesuse jüngrid sellepärast, et meil ei ole sellist armastust, mis seda jüngerlust ette näitab. Ma olen üha enam veendunud, et kõik, mis tõeliselt meie elus vilja kannab, kõige väärtuslikku alus on suhted. Suhted Jumalaga, suhted inimestega. Ja sellepärast on väga tähtis, et me hoiame suhteid. Nagu ma enne ütlesin, ega see lihtne alati ei ole. Ma olen oma elus kogenud, et ei ole lihtne. Vahel enne leiva murdmist on vanades kirikutes kombeks anda rahu tervitus. Luteri kirik teeb seda oma viimase liturgiaga, meie oma kogudustes seda väga tihti ei tee, aga me oma kogudustes tuletame vahel meelde, et enne kui sa siia lauda tuled, mine ja klaari inimestega ära. Ja see on nagu vana ilus kristlik komme, et ühisesse, me võiks öelda perekonna lauda istudes, leiva murdmisele kogunedes, me küsime oma südames, kas mul on mõne inimese vastu midagi või kas kellegil on minu vastu midagi. Ja kui on, siis lähme ja korraldame ära. Ma kasvasin üles Oleviste kirikus, Oleviste koguduses. Ja ma mäletan ühte pühapäeva, kui oli tulemas leiva murdmine, see toimus pärast pühapäeva hommikust teenistust kord kuus, nagu paljudes meie vanemates kogudustes kombeks on.
ja ma olin emaga riielnud hommikul. ja ma ei julgenud leiva murdmisele minna. ema kiirustas ära, ma ei mäleta, mis pärast, mul on nooremad õed ja vennad ütlevad, ta pidi laste pärast ära minema. ja mul nii süda valutas, et ma jooksin emale järgi, kes on Oleviste kirikus Tallinnas käinud, teate, seal on seal keskel suured kõrged uksed, mitme inimese kõrgused ja mul on see hetk meeles, ma ilmselt olin 16-17 aastane sel hetkel, sest ma liitusin kogudusega, kui ma olin 15. ja ma mäletan, kuidas ma jooksin emale järgi ja ütlesin, ema, anna andeks. Mõnikord tähendab suhete hoidmine koguduses ka seda, et me oma vanematega suhted korraldame. Aga seda sama hoiakut on meil vaja tegelikult üksteisega, kui me tajume, et midagi meie suhetes ei klapi, midagi on läinud käest ära. Järeleandlikkus ja andeks palumine on ühed ilusaimad kristlikud voorused. Johannes kirjutab oma esimese kirja 4. peatükis, armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast. Ja igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat. Ja siis jätkab hoiatavalt, kes ei armasta, see ei ole tundnud Jumalat, sest Jumal on armastus. Ma arvan, et see on elukestev väljakutse. Kuidas me selles koguduses, kus me elame, koos käime, teenime üksteisest erinevate inimestena, kuidas me niiviisi üksteist armastame, et me kajastame ja kehastame Jumala armastust. Teine soov, mis mul laste kogudusel on, mul on laste kogudusele, on see, et te saaksite selleks, kelleks Jumal teid on loonud. Kogudusena ja inimestena. Minu meelest lastekasvatuses kõige põnevam on see, et vaadata, mismoodi lapsed välja kukuvad. Sellepärast, et kui need on rohkem kui üks, siis igaüks tuleb natuke oma moodi. Ja minu jaoks on väga põnev ja ma olen vahel arenguvestlustel õpetajatelt küsinud, et kuulge, öelge, mis selle lapse tugev külg on. Et noh, et kuidas see laps on välja kukkunud, sest igaüks sünnib nagu väga eriliste Jumalast antud andidega. Igaühel on oma unikaalne missioon ja kutsumus. Ja mõnikord on selle kutsumuse otsimine ka valuline. Meie pere üks poeg praegu oma õpingutega on jooksnud sinna, et ta ütleb, et aga see ei ole see, mida ma tahan oma elus teha. Mis ma pean tegema, kas ma pean ringi mõtlema? Mu oma elus oli aeg, kus ma vahetasin kooli, vahetasin eriala, sest mul ei tunne, et see, mida ma teen, on okei, aga see ei ole see, mida ma eluaeg tahan teha. Ja ma läksin teise kooli õppima ja ma olen leidnud oma kutsumus. Ja ma tahaks sama öelda 3D kogudusele Tallinnas ja Tartus ja kus iganes veel te sellest osa saate. Otsige oma koguduse unikaalset kutsumust, milleks teid on kutsutud. Sest nii nagu koguduse liikmed on kutsutud tegema erinevaid asju, kandma erinevaid ande, nii on teie kogudusel üks roll selles Eesti kontekstis, ajas ja ruumis, kus te olete. Mida keegi teine ei saa teile ette öelda, mida te peate Jumala eest leidma. Otsige see üles, täitke seda missiooni. Ja teate, kogudustel on erinevad missioonid. Mul on head sõbrad Rakveres ja Rakvere on väga huvitav koht Eestis, sellepärast, et seal on väga hea koostöö kirikute vahel. Ma hiljuti kohtusin mitmete nende pastoritega ja tegin ühe intervjuu nendega, ühte ajakirja ja nad ütlesid, et meil on kuidagi jagunenud nii, et iga kogudus võtab mingisuguse meie linna vajaduse ja hoolitseb selle eest. Üks kogudus tegeleb vaestega. Ma just hiljuti kuulsin, et nad tegelevad ka sisserännanutega näiteks. Seal lähedal on üks selline keskus, kus sisserännanud ootavad oma otsust, kas nad saavad Eestisse jääda. Tihti on nad moslemid, tihti nad kutsuvad neid oma jumalateenistustele, hoolitsevad nende eest. Siis on teine kogudus, kes korraldab üritusi lastele, lapsekingades üritus, Karmeli kogudus, kes väga palju noortega töötab. Siis on üks kogudus, kes käib vanglates. Ja nad on jaganud ära oma missioonid. Kõik nad kuulutavad evangeeliumi, aga teevad seda erineval viisil. Nii et 3D kogudus, otsige üles see koht, kuhu Jumal just teid on kutsunud ja toimige seal. Ja kolmas soov on mul teie kogudusele, et unistage ja uskuge suuri asju koos Jumalaga. Rääkisin eile õhtul ühe noore naisega, õigeti noore neiuga, oleks õige öelda. Õpib väga ratsionaalselt eriala, väga tark tüdruk. Ja ta ütles, et ma hakkasin pool aastat tagasi piiblit lugedes Jumalale ees palvetama, ütlesin, Jumal, siin piiblis öeldakse, et kristlased teevad rohkem kui see, mida meie teeme. Imed ja tunnustähed järgivad neid. Sina annad oma vaimu, me teeme veel suuremaid asju, kui Jeesus tegigi. Aga minu elus ei olnud see nii. Ja siis ta hakkas palvetama. Ja ta ütles, et pool aastat tagasi sain ma Jumalalt erilise profeteerimise ja tervendamise anni. Kogudus ei mõista mind alati. Aga ta ütles, et ma käisin pastoriga rääkimas. Ja pastor ütles, et kasuta seda andi. Ja mul oli hea meel selle pastori pärast, kes nii ütles. Kasuta seda andi, teeni selle anniga, teeni meie koguduses ka. Jumalaga koos tuleb uskuda neid asju, mida me veel ei näe.
ja neid paluda omale, kui me näeme, et piiblis on neid meile lubatud. Igast elust ja iga koguduse elust jääb järele 2 jälge. Üks on suhete jälg ja teine on tulemuste jälg. Mõlemad on tähtsad. Nii et 3D kogudus, kui te oma kutsumust otsite Jumalaga koos, Jumalasse uskudes, siis hoidke neid tasakaalus, suhete jälge ja tulemuste jälge. Ja viimaks ma tahaksin uuesti pöörduda emade poole ja öelda, et sinu laste kogudusest võib saada ka sinu kogudus. Vist igal emal on neid asju, mille üle ta pole uhke. Asju, mis on läinud teistmoodi, kui ta tahaks. Asju, mille pärast ta süda valutab. Ja mõnikord, kui lastel ei lähe hästi, mõtleb ta, äkki see oli minu süü, et nii läks. Jumal ütleb täna, et ma olen saatnud oma poja siia maailma. Sest et katta kinni sinu mineviku eksimused, anda sulle andeks, vabastada sind süütundest. Johannes jätkab 4. peatükis 9. salmist edasi oma esimeses kirjas öeldes, Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal oma ainusündinud poja on läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime. Selles on armastus, ei mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid ja on läkitanud oma poja lepitusohvriks meie pattude eest. Täna võid sa paluda, et Jumal annab sinule su mineviku andeks ja täidab sind oma vaimuga, nii et sa võid minna edasi tema jõus. Aga võib-olla sa ütled, ma juba olen kristlane, ma juba tunnen seda Jumalat, siis ma tahan öelda, et Jumal tahab kanda ka su koormaid. Tihti on ema perekonnas see, kes võtab enda peale väga palju vastutust, väga palju koormaid. Mõnes peres ei olegi isada kõrval. Ja vahel on seda koormat palju. Jeesus ütleb täna neile emadele, kes tunneb, et koorm on väga raske. Tulge minu juurde kõik, kes te olete koormatud ja vaevatud ja mina annan teile hingamise. Ma tean seda, millest ma räägin, sellepärast, et ma tean emana, mida tähendab kanda vastutuse koormat. On hommikuid, kui kõik läheb valesti. Kui see laps, kelle ma peaks kooli saatma, pole öösel üldse koju jõudnudki. Ja mõnikord ma tean, et ma pean ikka ja jälle igal uuel hommikul usaldama Jumalat. Isegi mobiiltelefon, kõikjale ulatuv mobiiltelefon tuututab ja mitte keegi ei võta seda vastu. See poeg, keda ma püüan äratada, et ta kooli jõuaks, kus iganes ta on oma une maganud, ei võta telefoni vastu. Ja sellistes olukordades ei jää mul midagi muud üle, kui öelda, Jumal, sina tead. Ma võtan usus sinust kinni. Ja Jumala juurdes saab iga ema ka panna lootuse kellelegi, kes on ainsana vägev kontrollima olukordi ja juhtima inimsaatusi. Kui ma olen mures oma laste pärast, et mu käsi ei ulatu neid kaitsma ja hoidma, siis ma saan alati usaldada omad Jumala kätte. Ma tahan täna julgustada neid emasid, kes siin on, seda sama tegema. Me nagunii ei kontrolli oma laste elu ja saatust. Usaldame selle parem Jumala kätte. Ja lõpuks eelkõige kõikidele emadele tahaks ma öelda, tee oma järgmine samm Jumala ja tema perekonna poole. Sinu lapse kogudusest võib saada sinu kogudus ja sinu lapse Jumalast võib saada sinu Jumal. Aamen.